Tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, kas selles suhtes on head väljavaated. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haldjate selliseid toetavaid soovitusi. Tegemist on üleüldise ladumisega, seega võtasid kaasa vaid see, mis parasjagu õige tundub. Nii aga alustame klassikaliste tarokaartidega ja vaatame siis selliseid üleüldiseid energiaid, mis hetkel aktuaalsed on. Just läbi selle kaardipaki siin. Esimene kaart, mis siit välja tuleb, on siis müntide 10. Väga positiivne sõnum, et kui me küsime suhte küsimuse kohta, et kas sellel suhtel on potentsiaal kuhugile edasi areneda, kas sellel on selline turvaline tee minna sellisele nagu ühtsele tasandile, siis müntide 10 ütlebki seda. Siin on võimalik luua turvaline vundament, siin on võimalik luua ka selline külluslik elu, kodu, väga selline hea potentsiaal, teha koostööd omavahel. See on sellise turvalise suhte abielukaart ehk siis müntide 10. Samas see ütleb, et tegelikult on sinu ellu ka tulemas sellist nagu küllust, materiaalset kindlustatust, et üsna positiivne energia kohe alguses, et siin on võimalik luua selline võib-olla siis hästi turvaline maine abielu näiteks, et müntide 10 tähistab sellist head koostööd ja turvalist kindlustatud siis tasandit. Nii, mis siit veel tahab tulla läbi siis? Tuleb teine müntide masti kaart veel, milleks on müntide 7. See võib öelda sulle siin, et natukene siis kannatlikkust veel, et sinu kannatlikkust tasub ära, tuleb see saagikoristuse aeg, et sa ei saa justkui noppida neid vilju pooltoorelt, et sa pead võib-olla pisut veel ootama, et justkui maitsta kõige mahlakamaid, kõige magusamaid viljasid. Et justkui see naine siin selle korvikesega seisab, ootab, vaatab, justkui münt on nagu maha pudenenud, aga veel peab natukene ootama. Et justkui et kõik need viljad saaksid küpseks, saaksid valmida. Et ma toon siin kohal ka näite, et sa ei saa tegelikult võtta ahjust näiteks pooltoorest kooki välja, kuna see tundub, et see lõhnab nii hästi, et sa tahad juba seda maitsta. Sa pead ikkagi ootama nii kaua, kuni see ära küpseb. Et ka siin ikkagi soovitus, et kannatlikkus tasub end ära. Võib-olla universum testib kuidagi siin sinu kannatlikkust, siin on kuidagi proovile pandud, et aga ära kaota usku lootust, et ole kannatlik. Nii, mis siis veel tahab siin kohal läbi tulla? Ja, et maaelemendi kaardid on kui sellised aeglasema energiaga kaardid, et natukene selline rahulikum maandatud energia tuleb siit läbi. Sul tuleb ka tuleelemendi 8, see ütleb, et toimub justkui selline kiire tegutsemine, midagi toimub üsna ruttu, justkui midagi on õhus, midagi hakkab kohe juhtuma, midagi hakkab toimuma, et selline tegutsemise energia, et kui siin on esialgu need kannatlikkuse kaardid ja selline tasakaalustamine, siis nüüd mingi hetk hakkab nagu asi kuhugi suunda liikuma, et siin on nagu sellist tulisust, tegutsemist, soovi midagi ära teha, kas siis tõesti toimub selline kommunikatsioon, head uudised, midagi hakkab nagu muutuma, midagi hakkab nagu toimuma üsna sellisel tulisel viisil. Ja ilusti on tegelikult siin 7-8 kõrvuti, et selline progress muutuste näol. Sulle tuleb õnneratas. Sul on võimalik ilmselt selles suhtes luua selline hästi õnnelik tasand, et saatus pöördub, õnn pöördub, midagi hakkab sinu kasuks muutuma, midagi on sulle kõrgemalt poolt määratud, midagi on sulle määratud saatuse poolt, et juhindu sellest, et ole suures usalduses, et sinu õnn pöördub, sinu saatus pöördub, kui selleks on õige aeg. Et justkui tegelikult ära jää ka toppama, et siin on see, et see vana ring saab täis, sa liigud nagu edasi ja õnnelikumale rajale, õnnelikumale teele, et toimub suunamuutus. Ringikujuline siis kujutis ikkagi ütleb et vana tsükkel saab läbi. Sa justkui keerad uue lehekülje.
ja sul tuleb ka tegelikult mõõkad äss. Ässad tähistavad meil alati selliseid jõulisi muutuseid ja uusi alguseid. Ja õhuelemendi äss on tegelikult üsna selline nagu terav uus algus. See võib tähistada ka sellist kommunikatsiooni, selget suhtlust, aga siin on nagu natukene selline nagu külm energia. Aga kuidagi tuleb välja selline tõde, terviklikkus, toimub selline läbimurre, et õhk läheb selgeks. Asjad muutuvad nagu õhk läheb klaariks. Et siin on siis... 2 kotkast on ju, ja justkui seal taamal on hästi selline nagu tormine see kõik, et kuidagi need linnud on väga sellised nagu jõulised, et need tiivad kannavad. Toimubki ikkagi selline läbimurre läbi eluraskuste. Ja siin on 2 lindu, et see tähistab ka ikkagi duaalsust, partnerlust. See võib tähistada ka kroonsakra aktivatsiooni, spirituaalset tärkamist, sellist tõesti tohutult suurt läbimurret, transformatsiooni kellegi jaoks. Väga võimas sõnum siit. Et see suhe on kindlasti väga õpetlik, spirituaalselt nagu suunav ja väga selline nagu ikkagi tahaks öelda ka külluslik, et siin on tulemas ikkagi nagu head uudised ja sa saad nende proovile panemikutega justkui hakkama. Okei, aga analüüsime seda suhet nüüd natukene täpsemalt, et võtame siia ka siis oraklikaardid ja vaatame, mis siit tuleb läbi. Kas selles suhtes on head väljavaated? Hetkel võib siin olla ikkagi sellist ka südamevalu üles kerkinud, südamevalu on üks osa inimlikust kogemusest on ja see saab seljatatud. Et süda saab tervendatud, süda saab nii-öelda paigatud, sinu hingehaav saab tervendust. Miks on südamevalu siin? Miks on teie vahel südamevalu? Siin võib olla väga suur distantsivahe. Siin võib olla ikkagi selles mõttes reaalselt mingisugune eraldatus, et kas siis üks elab ühes riigis, teine teises riigis või eri linnades. Igal juhul on siin distants, eraldatus ja see võib tekitada tohutult suurt südamevalu, hingeliselt haiget teha. Aga tegelikult armastuses ei ole justkui distantsi vahet. Et see justkui aja ja ruumi mõiste on nagu pisut teine. Siin on ka selline justkui rong, võib-olla te liigute teineteise poole, kas siis rongiga või siin on ka selline tunne, et justkui see viimne rong on läinud, et igal juhul selline eraldatust on või tohutu igatsusenergia, teineteisele nagu mõtlemine või et just selle tõttu, et siin on distants. Võib olla ka emotsionaalselt distantsi vahel. Selles suhtes siin on öeldud küll seda, et see nagu suhe baseerub justkui sõprusel ja võib-olla siin ei ole nagu hetkel nii palju romantikat või romantilisi tundeid, mis peaks olema. Ja siin on justkui tõesti see sõbralik käesurumine, et jah, me teeme selle nagu kokkuleppe, et me jääme sõpradeks. Okei, vaatame, mis edasi. Võib-olla lihtsalt see eraldatus on teie vahel olnud ja see hirm, et asjad ei liigu edasi. Vaata justkui seikluseid koos ja justkui koos selle partneriga, mis tekitab selle nagu põnevuse sellel nagu teekonnal või et siin on nagu tulemas mingi tädi seiklus. Ja tuleb ka vabandus. Et siin on nagu soovitus, et ära nagu alahinda ka sellist nii-öelda vabanduse tulekut, kui see on hästi siiras ja südamlik või südant lõhestav. Samas nagu ma näen siin nagu neid käsi, et justkui see soov lepituseks, kas või sõbrad. Kas või sõbrad.
aga ma tahaks küsida, et kas ikkagi on võimalik siin selles suhtes ka selline romantilisem tasand või tunnete voog, et ma võtan teise tarapakki ja ma küsin, mida see inimene tunneb sinu vastu romantilises plaanis. Et ta kindlasti plaanib vabandada. Miks on tunded alla surutud? Miks on siin selline südamevalu? Okei, aga siit tulevad sellised kaardid praegult. Et tegelikult selline inimesel on sinu vastu tunded. Siirad, tõelised, ehedad. Ma ei tea, miks siin on pakutud teineteisele lihtsalt seda sõprust. Kui siin on tegelikult karikate rüütelg, mis ütleb, et miski, mis paneb hinge helisema, miski, mis paneb südame tantsima, miski, mis on nii elus, vabas voolamises. Selle inimese kavatsus ja tunded sinu osas on ehedad, puhtad, siirad ja tõelised. Tunded sinu vastu on tõelised. Aga siin on tekkinud see konflikt ilmselt sellest, et keegi on ära kõndinud. Keegi on eemale astunud sellest ja siin on see tõesti see karikate 8, et keegi on nagu selja keeranud, ära läinud. Ja konflikt on siin siis ikkagi mõõkade 5 näol, et midagi, mis on tekitanud sellist nagu teravust, siin ümber on nagu palju segadust, et aga kurgutsakra tõmmatakse plokki. Et ilmselt ka segadust see konflikt lahendada. Et kuidas see lahendus nagu leida või et siin on nagu üles kerkinud ka mingit laadi sellist hirmu ikkagi selle eraldatuse või jah, sellise ärakõndimise näol. Ja siin ma näen seda naisterahvastest tegelikult nagu liigub eemale väga selge nagu visiooniga või justkui vaatab sinna tähtede poole, munistuste poole. Ta teeb seda sirge seljaga, ta teeb seda väga selliselt julgelt, enesekindlalt, astudes need sammud võib-olla sinna teadmatusse. Siin on üks delfiinike, kes on siis nii-öelda selle pea sealt ninast, tähendab selle nina sealt veest välja pistnud, et nii-öelda selline mängulisus, kergus, tingimusteta armastus, rõõm on siin ka võtmesõnaks. Mida see inimene tunneb? Mida see inimene veel tunneb sinu vastu? Siin on valikud. Seisab mingite valikutega silmitsi. 2 vahel, 2 münti. Žongleerib justkui kuhu suunda. Samas see tähistab ka sellist ikkagi parema tasakaalu loomist. Aga pigem on siin jah sellised yin ja yang energiat, mis tuleks tasakaalustada, balansseerida. Number 12 aktuaalsust, partnerlust. Siin ma tahaks sinuga koos luua võib-olla ühist kodu, perekonda, turvalist tasandit. Aga siin on teie vahel seda teravust. Siin võib olla veel seotud keegi veel, sest siin on see müntide 2 ehk siis 3. osapool. Ja võib-olla see sõprus või sõbralikkus tähendab seda, et see sinu inimene, ta sooviks nagu lahendada kõik konfliktid nagu väga sõbralikult. Ta ei tahaks justkui sõdida, et isegi kui kõik suhted ei arene edasi romantilises plaanis, siis ta tahaks, et see nagu baseeruks nagu sõprusel. Mis iganes siin praegult teil on, tegelikult siin ei taheta sõdida. Mitte mingil juhul ei taheta siin olla vaenujalal mitte kellegiga. Et siin on nagu, ma tajun tegelikult sellist hästi südamelikku energiat, heatahtlikkust, aga alati ta justkui ei saa tegelikult kõigiga olla ka hea. Et ka sellised tervislikud piirid tuleb seada ja olla ikkagi väärikas. Et ei saa ka alati ennast ohverdavalt käituda. Nii, vaataksid siis edasi. Päris põnev oli see teada, et mida ta siis tunneb.
sinu vastu. Võtame romantika-inglitelt soovitusi selle suhte küsimuses. Hetkel võib olla siin muutused seoses karjääriga, tööga. Kuidagi kas see nagu eluvaldkond võib praegult siin teie suhet nagu mõjutada. Võib-olla see inimene töötab kuskil, on nagu tööga seotud, et ta on sinust kaugemal. Samas midagi nagu on siin oluline selle justkui töö ja raha asjadega. Ja ka kodu teemad. Sest siin on ka meil ikkagi see müntides. Uus kodu. Mis veel? Paluks nõuandeid. Midagi tahtis tulla, aga... siin soovitatakse ikkagi pöörata tähelepanu justkui sellistele punastele lipukestele, et siin võib olla ka mingid varjatud külgi selles sidames, et mida sa nagu võib-olla ei ole siiani märganud. Et selles mõttes ikkagi öeldakse, et aeg annab arutust, on ja. Et ära nagu eira ka märguandeid, kui universum kuidagi suunab sind. Aga siin on ikkagi soovitus, et tõeline armastus väärib tegemaks järgmiseid samme ja justkui sellist nagu pingutust. Et igal juhul kui siin on midagi nagu pingutamist väärt, siis see tasub ennast ikkagi ära. Ja vaatame, mida ütlevad selle peale haldjad. Võib-olla lapsed on ka seotud, et siin on selline lapselik energia. Nii, aus kommunikatsioon, suhtlus on väga oluline. Seda tegelikult tähistas ka meile mõõkade ässakaart. Usalda, et tuleb selline südamest südamesse vestlus. Te saate kuidagi südamelt ära rääkida mingid teemad, mis on siiani kuidagi jäänud kripeldama või poolikuks või mingi teadmatust või ebakõla teil tekitanud. Ja ole kindel, et see inimene tegelikult võtab sinuga ise ühendust. Siin toimub kommunikatsioon, suhtlus, oota tekstisõnumit või message'it või telefonikõne. Päris kindlasti tuleb siin ühenduse võtmine, et siin on nii mitu kaarti praegu tähistamaks seda. Ka sauade 8 tähistab sellist kommunikatsiooni. Nii, mis siit veel tahab tulla? Siin tuleb kaksikleegi äratundmise kaart. Siin võib olla see, et tegemist on väga sellise keeruka suhte dünaamikaga, kus ongi palju takistusi, kas siis suur vanuse vahe, distantsi vahe, veel mingit laadi lõpetamata eelnevad suhted, et need takistused ongi proovilepanekud, komistuskivid ja see tervendus tegelikult toimubki eraldi olles. Siin ei saa nagu koos terveneda, siin on väga suured sellised hingelised õppetunnid ja tegelikult see inimene peegeldab sulle ka sinu kõige sügavamaid hirme, sinu varju poolt, et siin on nagu sellised peegeldused keha, hinge, meele tasandil. Tegemist on sinu hingepeegliga, sinu hingepartneriga, kes peegeldab sulle ka seda, mida sa pead iseendast tervendama. Mida sa pead endast tervendama, et saavutada enda sees see rahulolu, rahu, rõõm, terviklikkus, nii, et sa ei oleks sellest inimesest niivõrd sõltuv. Et see on siin hetkel selline huvitav dünaamika. Et aga jah, et selles suhtes siin võib olla selleks märksõnaks see, et võib-olla see inimene ka saab aru, et siin ei ole lihtsalt pelgalt see kirg teie vahel, vaid siin on ka midagi sügavamat, midagi spirituaalsemat, midagi nagu sellist hästi õpetlikku. Et see on hästi selline sügavalt kasvatav suhtetasand siin. Et vaatame edasi. Vaatame, mida siis toob lähitulevik teie vahel.
Vau, head uudised, õnnelik abielu, püsiv suhe. Kui see ülesladumises praegu tuli välja meil nii müntide 10 kui karikate 10, siis potentsiaal selliseks väga ilusaks suhteks on 100% garanteeritud. Ja see suhe saab olema õnnelik, saab olema ka väga sellist ilusat armastust, mis on vabas voolamises. Ja siin on ka sellist nagu tõesti pühendumist, püsivust. Ja võimalik, et täiesti selline ka klassikaline abielu on siin teostatav. Et siis kas siis vannete andmine lausa. Väga ilus, väga ilus kaart. Ja see tuli tegelikult lähituleviku koha pealt. Ma küsisin, mida toob lähitulevik, siis head uudised ja püsivam suhe või selline püsivam suhtetasand. Hetkel võib olla plaanide elluviimise eelperiood, ideede küpsemise aeg, ka tervenduse periood, ehk siis klassikalisest tarast tähistab see sellist tervendust, siin on see siis poti 4, ehk siis ikkagi ka justkui selline plaanide elluviimise või selliste olukordade lahendusega seotud, siis vau. Head uudised, süvenev sõprus, pere loomine. Aga tegelikult see on väga tore, et siin tuli ka see süvenev sõprus, sest meil oli alguses nagu see sõbra tasand, et mis tundus võib-olla natukene ka selline trigerdav, et mis mõttes ainult sõprus. Et siin on tegelikult soov kõigepealt olla nagu ka parim sõber ja ikkagi luua ka sellist ühist perekonda ja sõbralikku perekonda. 100% on tulemas head uudised. Head uudised on siin, head uudised on meil siin selle kaardi peal. Karikate 2 või ärtumasti 2 tähistab duaalsust, partnerlust, ühtekuuluvust, imelist, harmoonilist suhtetasandit. Ma arvan, et ma ei peaks võtma rohkem kaarte, sest need ikkagi pudenesid praegult iseselt välja. Ja siin on ka väike lapsenergia, kellel on ka, ütleme, pereloomine või selline viljakus veel nagu teemaks, et siin on täitsa võimalik ka perelisa. Ja ka müntide äs võib tegelikult tähistada perelisa, või siis rasedust. Et ilusad kaardid, potentsiaal imeliseks suhteks, aga siin on ka midagi, mis on tekitanud seda hingevalu, mis on tekitanud sellist erimeelsust. See distants või eraldatus on siin ka ikkagi tunnetatav. Aga ma usun, et te saate asjad korda. Natuke kannatlikkust veel. Ja võtame siis ka valguselooja soovituse siia. Ehk siis minu enda kaardipakist, et vaatame, mis siit tahab tulla. Tema silmad imetlevad sind, tema süda otsib sind. Ja see kogemus on peagi käes. Jäta see endale meelde. Oled nii hoitud ja armastatud selles hetkes. Mis mulle väga meeldib. Siin on see duaalsus, partnerlus. Siin on see 3D reaalsus füüsiliselt justkui kinni hoidmine teine teisest, et see asi saab toimima. Et siin on see kallistamine, siin on see õrnus, siin on see selline ilmselt ikkagi ka lepituse energia. Ja see tunne, et sa oled nii hoitud ja armastatud. See on nii eriline. Ilus hingel tuleb ka välja siin. Sinu hing on hoitud samuti sinu teine pool. Ära muretse, teid toetab valguse vägi. Ehk ühesõnaga, kui see suhe on kõrgemalt poolt määratud, kui see suhe on sinu suurimaks hüvanguks, kui see suhe on sinu jaoks, siis sinu hing on hoitud. Ja ka sinu teine pool. Ära nagu muretse üle, et sinu kaitseinglid on sinuga samuti, sinu partneri toetatakse justkui ka vaimsel tasandil. Teejuhid, spirituaalsed õpetajad, kuidas iganes, võib-olla ta ka vaatab mingisugust kaardiladumist, mis teda nagu toetab või et kuidagi ta satub sellele rajale, et ära muretseb, tema muretseb. Ja siit tulevad veel kaardid, ma panen nad siia ilusti kõrvuti, et see hingehaav ikkagi hetkel veel vajab veel tervendamist ilmselt mõlemal. Mine loodusesse, vajad vaikust ja rahu kogemaks meeleseisundit, mis hoiab sinu südant. Sinu hingehaav saab tervendust, luba tunda kõiki emotsioone, imed on naasemas kohe, kui sa oled tervenenud. Et
kui sa enam ei mõtle sellele südamevalule ja sellele tohutult sellisele nagu jah, sellised nagu emotsioonid sa oled endast kuidagi välja saanud, siis asjad liiguvad paremuse suunas. Ja sa saad iseennast ikkagi tervendada, justkui ennast maandada siinkohal. Mis sind aitab, on see, et sinu palved, sinu visualiseerimine ja positiivsed affirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. Kutsu oma hingepartner endale lähemale oma füüsilisse reaalsusesse, see on vaid mõne sammu kaugusel. Ehk kui sa soovid teda näha, siis visualiseeri, et te taas kohtute. Kui sa soovid, et ta võtaks sinuga ühendust armastaval viisil, siis visualiseeri seda. Kujuta ette häid kogemusi, mida te koos teete, kuhu te lähete. Loo sellist positiivsust. Tule välja sealt muretsemise energiast, negatiivsusest või ületa need barjäärid, need piiravad uskumused, mis on seoses sul selle suhtega üles kerkinud, kuna siin on olnud palju takistusi. Sellel rajal on olnud palju takistusi ja konarlusi. Aga see teebki selle eriliseks, kui te ei anna alla. Ja võtame siis siia ka veel ühe haldjakaardi soovituseks. Tarkuse kaart. Kas sulle on öeldud kunagi üldse seda, et sa oled oma vanuse kohta tark? Nüüd on aeg pöörduda oma sisemise haldjatarkuse poole, mis aitab sul proovile panekuga toime tulla. Siin ma näen ka öökulli. Öökullid tõesti tähistavad ka sisemist tarkust, teadlikkust ja sellist enese usku või teadlikkust, et sul on see tarkus, sul on need teadmised, kuidas tervendada, kuidas tulla välja keerukatest olukordadest, kuidas leida lahendusi. Ja siin on ilus roheline energia, selline tervendav energia. Ja sinus on ka justkui sellist haldjalikku tarkust tõesti, sellist armastavat lähenemist ja oskust justkui selle haldjatolmuga üle külvata. Neid situatsioone, olukordi, mis vajavadki tervendust, et sa teed seda kuidagi näiliselt jah, siis seda energiatööd on ja. Et väga huvitav. Iseenesest väga põnev see kaardiladumine tuli, et mul ei olnud üldse mingisugust ettekujutust, mis teema siit välja tuleb, aga siit nii-öelda tuli hetkel välja, et võimalik, et tegemist on kaksikleegi teekonnaga, sellise suhte dünaamikaga, mis võib kesta tegelikult aastaid, need õpetlikud kogemused, aga siin nii-öelda toimubki see tõukumine, põrkumine, tõmbumine ja need kaks hinga saavad tulla kokku alles siis, kui nad on mõlemad täielikult tervenenud. Kui on seljatatud sellised egomustrid, uhkus, kus on õpitudki mõistma seda, et tõeline armastus on vabas voolamises. Me ei saa esitada tingimusi, me ei saa kuidagi teist panna kuhugile raami või õpetada kuidagi teist elama, et need õpetlikud õppetunnid peab ikkagi iga inimene iseenda sees ise läbi tegema. Et kaksikleekide puhul on see, et üks on nagu õpetaja hing, teine on õpilase hing. Aga see on nõndaviisi, et kui üks hakkab ühte õpetama, siis see teine hakkab põgenema. Et selles suhtes siin on oluline ka tõesti see väärikas taganemine, konfliktsetes situatsioonides jääda rohkem justkui vaatlejaks ja kui on võimalik nagu taas nagu luua, olete mingisugused blokeeringud nagu ületanud, emotsionaalsed blokeeringud, mingisugused raskused, siis proovige hoida seda harmooniat ja tehkegi koostööd. Et lihtsalt sellised soovitused. Ja kuidas seda koostööd teha, et kaksikleekide suhe on alati ka väga tuline, et sa võid ju küll planeerida, et asjad liiguvad parema koostöö suunas, aga kunagi ei tea nii-öelda, millal see järgmine tornimoment tuleb. Et siis teiega taotlus, et te suudate nii-öelda tulla kokku liitu ja sellist terviklikku liitu, kus on harmoonia, ühtsustunne ja hea koostöö. Ja see oli kaartides olemas, et ma usun, et see on teostatav. Et selline tuli siis kaardiladumine täna siis siin. Ja ma loodan, et see sai sulle kas või natukene abiks olla või sa said siit mingit laadigi olulisi märksõnu. Aitäh!
Mina tänan kõiki, kes on siis tulnud minu kaardivideosid jälgima, kuulama siin YouTube'is ja kohtumiseni juba järgmistes videodes. Ole hoitud!